3. peatükk. Punased on mul kõri kallal. Paljud lugejad võivad imestada, et kuidas see orav nii hästi neid tiblade ninamehi tunneb. Omaaegsed riigiisad Päts ja Tõnisson, Laidoner ja Uluots olid minu väga head sõbrad ning tollal oli loomulik, et ma nii päeval kui öösel nende läheduses viibisin. Aga Käbin, Jakobson ja teised punarotid polnud minu arust sedagi väärt, et neile tere öelda. Paraku viis saatus mind nendega ühte lugu kokku ja uskuge, armsad lugejad, aina vastu minu tahtmist. Esimest korda kutsuti mind Käbini juurde vahetult peale Stalini surma. Sellest kohtumisest kirjutasin ma juba oma mälestuste esimeses jaos. Andsin tookord vanale kommule vastu näppe, et aitas. Aga pimeduse jõud ei rahunenud. Varsti olid jälle kandiliste nägudega mehed ukse taga. Istusin parajasti oma vana semu, Eesti Vabariigi aegse mõõganeelajaga laua ääres ning kuulasin, kuidas vapper mees oli oma vanu ametioskusi kasutades venelaste sõjaväelinnakusse hiilinud ja seal 4 Kalašnikovi pintslisse pannud. Kui nüüd Eesti rahvas peaks nagu üks vägev vetevoog rõhujatele kallale kargama, on timukatel 4 püssi vähem, seletas mõõganeelaja. Kiitsin ustavat meest ja avaldasin siirast tänu. Väärisime mett leivale ning valmistusime õnnestunud tempu tähistama, kui äkitselt uksele põrutati. Mulle tulevad järele, ehmatas mõõganeelaja ja püüdis eneselt aldrikuga veene läbi lõigata. Mina ennast elusalt kätte ei anna. Rahu, manitsesin mina. Vaatame kõigepealt, kes see mürtsutaja seal on. Aga ei jõudnud ma veel toolilt tõustagi, kui juba 2 kandilise näoga meest uksest sisse vajusid. Kumb teist on Ivan Orav, nõudis üks. Tõusin vaikides ja väärikalt. Tulge kaasa, käskis ruudukujuline. Tahad, ma neelan nad alla, päris truu mõõgasööja sosinal. Tegin käega tõrjuva liigutuse ning ütlesin. Seltsimehed närakad, ma olen sekundi pärast valmis. Sidusin kaela sinimustvalge rätiku ja läksin 4-nurksetega kaasa. Mind toimetati otsejoones Käbini kabinetti. Näi, Orav, ütles see võlts inimene teeskleval toonil. Mis ime sind siia tõi? Ei mäleta, et me oleks koos joonud ja sina sõbraks hakanud, vastasin kurjalt. Aga kui imest rääkida, siis eks ta olnud see sama, mis laseb teiesugustel siin pukis laiutada. Vene soldat on see ime, kes muu. Käbin vaatas vilksti paremale, seal tukkus Jakobson pirakas pliiats kaenlas ning kapiukse suurune vihik laua peal, vaatas vasakule, seal konutas Müürissepp, tooli võtnud taskust tiku doosi selle lauale tühjaks kallanud ning ehitas nüüd tikkudest tillukest raudteed. Käbin sai aru, et on minuga mees mehe vastu. Teid, Orav, ütles ta malbelt ja silitas oma hoolitsetud käe selga, mille iga karvak oli ära lokitud ning laki all särama pandud. Aina riidlete ja riidlete, ega enam ei ole Stalini aeg. Nüüd tuleb üksteisele käe tulatada, aga mida teie teete? Meil on täpne informatsioon, et te sunnite isegi oma mesilasi koguma mett üksnes Eesti-aegsetelt puudelt. Kuhu see kõlbab? Ma ei sunni, vastasin mina. Need okupatsiooni ajal võrsunud lilled ja puukesed ei anna lihtsalt korralikku mett. Nende meel on vere maitse. Olge nüüd, Orav, alustas Käbin, aga samal hetkel kukkus Jakobson oma toolilt põrandale, nagu murdub vana tamm ja ta tuli uuesti üles upitada. Ma nägin huvitavat und, jutustas Jakobson ise kangesti elevil olles. Ma panen selle kohe oma raamatusse kirja. Ta haaras 2 käega pliiatsi ja kirjutas valjusti veerides. Vaskus Roomas vana taati juurde. Ööpik Reo oli juba seal. Tasa, ütles Käbin pahaselt, aga sealsamas hakkas Müürissepp, kes oli tikuraute valmis saanud ja juustutükist veduri voolinud lahinal nutma. Sa mu armas rongike halasta. Käbin, luba mind liibritele, ma nii igatsen semafori. Teil on siin päris tsirkus, muigasin mina. Ainult punases kleidis karu on veel puudu. Vaevalt olin ma seda lausunud,
kui tuppa astuski karu. Tõsi küll, mitte punases kleidis, vaid ruudulistes traksipükstes. Oi, siin on võõraid inimesi, kohmas ta mind nähes ja pani ukse ruttu kinni. Ma sain kohe aru, et see karu pole keegi muu kui Leonid Lentsman, aga ei öelnud midagi, sest see oleks mu elu maksnud. Käbin oli kõigest tollest segadusest nii häiritud, et rebis vaikselt vandudes oma siidis sukad tolmuks. Sul võib meist veider mulje jääda, orav, ütles ta urisedes, aga pea meeles, meie oleme võim ja ütle seda ka oma mesilastele. Praegu võid minna. Õhtul jutustasin oma käigust võimukoridauridesse oma mesilaste emale Maajale. Naersime tükk aega, siis mesimumm tõsines. Ega siin pole midagi rõõmustada, ütles ta. Paljud erilased näiteks on juba parteisse astunud. Isegi putukate riik pole enam ühtne. Ja mis kõige hullem, sul on seinal Eesti Vabariigi vapp, aga hiljaaegu ma kuulsin, et kõige alumine lõvi tahab ka kommunistiks hakata. Nii on lood. Sel õhtul võtsin tavalise 1 asemel 4 pitsi viina.